Jõulukuu 28. päeva tähistatakse kirikukalendris süüta laste päevana, mil mälestatakse Herodese käsul Petlemmas ja selle ümbruses tapetud 2-aastaseid ja nooremaid poisslapsi ning meenutatakse sellel päeval Joosepi, Maaria ja Jeesuslapse põgenemist Egiptusesse. Matteuse evangeeliumi 2. peatükis on kirjas: kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Herodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Ja ta oli seal Herodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Kui nüüd Herodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, 2-aastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremia kaudu. Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Raahel nutab oma lapsi ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam. Nagu teine jõulupüha, esimärter Stefanose mälestuspäev, tuletab ka tänane päev kirikukalendris meile meelde, et kristlaseks olemise juurde kuulub valmidus ka Issanda pärast kannatada ja et Jeesuse pärast vaenamine võib tabada ka süütuid kõrvalseisjaid, kuuldud evangeeliumile mõeldes süütuid lapsi. Sõna süüta ei tähenda siinkohal patuta olemist. Süüta olid need lapsed oma surma põhjuses, surres Jeesuslapse asemel. Nõnda aga säästeti Jumala poeg Golgata suure ohvri jaoks. Oma surmaga päästsid nad tema, kes päästis nemad igavesele elule. Olgu Issand meile armuline, et meie oma tarkus, oma isekus, oma tõde, olevad ja tulevad eluraskused ei juhataks meid meie Issandast Jeesusest Kristusest eemale. Palugem, et Issand aitaks meil märgata ja ka meelt parandada, kahetseda ja tunnistada üles kõik see, mis lahutab meid nii temast kui ka meie ligimesest. Otsigem aina enam Issandat ennast. Kõigis nendes armurikastes armuvahendites, mida tema läbi kiriku meile ulatab, nii palves, sakramentides kui ka osaduses. Teda, kes on halastaja ja armuline, et me tema läbi, temaga ja temas püsiksime õiges usus igaveseks jäädavaks eluks.